Täna vaatame otsa Canoni kõige värskemale hübriidile. Mis sellesse kompaktsesse kesta paigutatud on? Korpus ise on korralikult kokku pandud, aga kindlasti mitte nii robustne kui G1X oli. Selle pisikese kesta käepärasus aga on hämmastav. Nuppude asetus on loogiline, võib natuke vinguda, et nupud ei ole nii premium tunnetusega kui mõned teised, aga teevad oma töö ära. Tagumiselt küljelt vaatab vastu suur ja igasse ilmakaarde liikuv puututundlik ekraan, mis teeb seadistamise ja fokusseerimise eriti lihtsaks. Menüüd on Canonile omaselt loogilised ja kindlasti peab mainima lihtsaid, kuid asjalikke seletusi ekraanil, kui erinevate režiimide vahel navigeerida. Täiesti superlahendus alustavale inimesele. Mis aga teeb selle aparaadi eriliseks? M50 on Canoni esimene hübriid, mis suudab salvestada videot 4K-s. Toimib aga väikeste tagasilöökidega. Näiteks 4K video puhul ei kasutata dual pixel autofookust ning pilti kropitakse veelgi. Tavalises HD režiimis on kõik täpselt nii nagu peab. Stabiilne ja täpne autofookus kuni 60 kaadrit sekundis, mis laseb videot järeltöötluses veidikene aeglustada. Videoga seoses elektrooniline viewfinder on väga praktiline. Hetk tagasi käisime väljas filmimas ja seal oli meeletu päike. Ekraanilt polnud mitte midagi näha. Video kvaliteet on nii nagu Canoni APS-C sensoriga kaameratel ikka. Väga okei, aga väga halbades valgustingimustes tasub ettevaatlik olla. Fotodega täpselt sama asi. Miks aga mulle see kaamera tegelikult nii tohutult meeldib? Esimene asi on kindlasti seotud Canoni selleaastase eesmärgiga. Soovivad nad ju suure osa Sony hübriidide turust ära apsata. M50 on samm õiges suunas. Teine asi on suurus. Pannkooktoruga mahub M50 mugavalt kõikjale. Kolmas asi on Canoni legendaarne autofookus videos. See on lihtsalt nii hea. Neljas. Ühe mehe orkestrile on tegemist täiesti ideaalse kaameraga. Fookus, liikuv ekraan, kompaktsus, mikrofoni sisend, lihtne aplikatsioon, millega kaamerat juhtida ja nii edasi, tekitavad terviku, mida on raske üle trumbata. Konkurentidel on alternatiive, kuid selles klassis ja selle hinna juures ei ole minu kätte veel ükski M50 ületav masin jõudnud. Kindlasti tuleme M50 juurde tagasi ning anname infot, milline on olnud pikem kogemus. Vajuta subscribe. Aitäh!